Ja aitäh, Marko. Kõne asemel on mul lihtsalt märksõnad ja vaevu vastupidav hääl, mille ma loodan teiega koos lahti rääkida. Ainuke osa kõnest, mis mul on, või see oli mul tegelikult enne seda, kui ma siia tulin, oli selle kõne algus. Ma tean, nii palju on professionaalsust külge jäänud, et alati tuleb alati pöördumisega. Härra president, Marko, lugupeetud isa, head sõbrad, mul on hea meel teie ees olla ja mul on tõesti mõnus näha nii palju neid, kellest oli juttu, kui Marko meenutas seda aega, millal Välissuhete nõukogu alustati või algatati. Inimesed, kes mõjutavad Eesti arutelusid mitte ainult valitsuse sees, vaid ka ettevõtluses kolmandas sektoris. Aga mul on veel eriti hea meel alla kriipsutada selle, et ma olen nii palju sõpru, nii et mul on hea meel rääkida omade vahel. Ja teine oluline tõdemus, mille ma omandasin siin esireas istudes, kuulates Markot, mis on hea kõne juurde kuulub, tsitaat. Alustada tuleks mingi tsitaadiga. Ja muidugi Ilves varastas selle tsitaadi ära. Ma tahtsin tsiteerida Ilvest tõdemusega, et mis on toonud meid siia, ei vii meid siit edasi. Küsisin veel täpsustuse huvides üle, et kas see oli tema tsitaat, ta rääkis selle taksoloo ja see pani mind kohe mõtlema sellele, mida räägitakse taksojuhtide kohta, kui need hakkavad rääkima aktsiahindadest. Te teate, mis tuleb siis aktsiatega teha. Tuleb kiiremas korras aktsiad müüa. Ja ma väga tahan loota, et taksojuhid, kes on kleepinud selle Ilvese tsitaadi, mis on erakordselt tabav, sellele istmele nad tegelikult ei ole silmas pidanud rahvusvahelist olukorda. Mitte sellepärast, et ma ei oleks selle avaldusega nõus, vastupidi, ma olen selle avaldusega 100% nõus. Vaid sellepärast, et ma kardan seda, kui aktsiahindadest räägivad taksojuhid või kui heidutusest räägivad taksojuhid või kui reeglitepõhisest maailmakorrast räägivad taksojuhid, kas see peaks olema siis samamoodi märk sellest, et tuleb sellest ärist vaikselt lahkuma hakata. Muidugi sõprade ees esinemisega on ka see hea asi, et saab rääkida asjadest nõnda nagu need on. Lihtsalt, selgelt. Muidugi võttes selle riski, et mõne lihtsustusega teen ma mõnele tegelikult keerulisele olukorrale liiga, annate te mulle loodetavasti selle siiski andeks, sest vastasel juhul pole võimalik üldse millestki rääkida. Ja kui me tahame rääkida rahvaga 2 F-iga, nagu oli öeldud, siis seda enam on vaja oma mõte kõigepealt selgeks mõelda ja siis ta ka selgelt esitada. Vastasel juhul pole mingisugust arutelu võimalik pidada. Pole võimalik mõttega nõustuda, pole võimalik temaga mitte nõustuda. Nii et ma etteruttavalt ütlengi, ma nüüd räägin edasi siit lihtsustatult. Ja loomulikult vaid iseenda nimel. Mõtted, mis teile meeldivad, võite omistada Eesti Välisministeeriumile. Mõtted, mis teile ei meeldi, omistage ainult ja ainult minule. Need on puhtalt minu isiklikud tähelepanekud. Mis on toonud siia siit edasi ei vii, muidugi tähistab minu käsitluses seda maailmakorda sellisena, nagu ta eksisteeris pärast teise maailmasõja lõppu. See paar aastat tagasi tekkinud arutelu teemal, kas maailmakord enam kestab, kas ameeriklased, kes selle maailmakorra paljuski ju lõid, enam jaksavad seda maailmakorda üleval pidada, kas nad enam tahavad seda maailmakorda üleval pidada, on asendunud tõdemusega, et ega vist ei jaksa ja ega vist ei taha. Need reeglid pole loomulikult kunagi kehtinud 100%. Tihtipeale reeglitepõhisest maailmakorrast rääkides põrkun mina inimestega, kes osundavad reeglitepõhise maailmakorra olemuslikuks osaks olnud vastuoludele, kohati selle silmakirjalikkusedega. Kui see toimub siin Eestis, ei ole mul sellega probleemi, kui rahvusvahelisel areenil osundatakse nendele probleemidele, siis alati ma ärritun. Enamasti püüan seda loomulikult varjata. Sest meie ei vaja selles küsimuses järeleaitamise tunde. President Ilves viitas Rahvaste Liidule. Rahvaste Liidu liikmetest vaid 3 ei kogunenud San Franciscos asutama ÜRO'd. Kõiki neid reegleid, kõiki neid tavasid, kogu seda korda, mille kõige elementaarsem baasdokument on ÜRO harta, ei kogunenud Balti riigid alla kirjutama mitte sellepärast, et me poleks tahtnud seda alla kirjutama koguneda, vaid sellepärast, et meie osutusimegi erandiks selles reeglite põhises maailmakorras, mis teadupärast pidavat kinnitama reegleid. De jure, valdav enamus neid kogunenuid meie eksistentsi loomulikult tunnustasid. Aga teame ju ise, et sellest pole palju abi, kui de facto toimub samal ajal küüditamine. Nii et me ei vaja selles küsimuses järeleaitamistunde, kellegi teise loenguid. Ja me teame. Kuid siiski valdavas enamuses neid reegleid kas järgiti või vähemalt püüti teeselda, et järgitakse. Siin on tõesti veelahe toimunud paari aasta jooksul. Siin on raske viidata ühele konkreetsele sündmusele, mille jooksul see kõik läbi sai. Tõenäoliselt avaldub ajastu muutumine tagantjärele tarkusena, nagu ta ikka ajaloos avaldub. Aga
üks olulisi eripärasid või erisusi Venemaa laiaulatusliku agressiooni algusel 24. veebruaril 2022 võrreldes varasemate Vene agressioonidega seisneb muu hulgas ju selles, et siis ei vaevunud Moskva enam varjama seda, mida ta tegelikkuses taotleb. Krimmi mindi sisse roheliste mehikestega. Donbassis sõdisid kohalikud vabatahtlikud. Gruusias oli hoopis segane lugu, kes seal tulistas keda, kes reageeris millele. Ja siis 24. veebruaril 2022 ei vaevutud enam isegi teesklema nendest reeglitest ja kokkulepetest kinnipidamist. Tõenäoliselt oskate igaüks teie tuua näiteid sellest ajast või järgnenud perioodist teisigi, kus maailma suured ei viitsi enam isegi teeselda. Nii et midagi on läbi saamas. Aga mis selle asemele on tulemas, on loomulikult veel ebaselge. Kahjuks või õnneks ei piirdu muutus sellega, mis toimub rahvusvahelises poliitikas. Muutub veel kaugelt enamatki. Ma ei taha korrata leierdatud plaati, aga tõenäoliselt on siiski vaja ära mainida selles üleüldises, mis on toonud meid siia, ei vii meid edasi, mõttekäigus tehnoloogiat ja tehnoloogias toimuvat, seda raputust, mis täna on eelkõige nähtav demokraatiates, kus eksperdi institutsioon kui selline on sattunud rünnaku alla, tõusevad äärmused vasakult ja paremalt, vohab populism, sellepärast et muutub tehnoloogia arengu tõttu nii see, kuidas me töötame, kui see, kuidas me inimestena teineteisega suhtleme, uudiseid tarbime, teineteisega informatsiooni vahetame. Ja tahtmata veel kord pikemalt sellel peatuda, tahan ma ühe asja siiski öelda. Need muutused, tehnoloogiast tulenevad muutused minule alati meenutavad seda, mis toimus kusagil seal 19. sajandi keskel, 19. sajandi teisel poolel, kus samamoodi industrialiseerimise mõjul miljonid ja miljonid kolisid maalt linna, muutus töö iseloom valdava enamuse inimeste jaoks, eelkõige Euroopas, alates siit Euroopast, muutus viis, kuidas me teineteisega informatsiooni vahetame, kirikuõpetaja institutsioon kadus, massimeedia tuli asemele ja te loomulikult kõik teate seda, milline see viis, uued sotsiaalmajanduslikud probleemid, katse neile leida uusi lahendusi, mis väljendus muu hulgas igasugustes uutes ideoloogiates. No ja sealt edasi koosmõjus rahvusvahelise poliitika muutumisega, esimene maailmasõda, teine maailmasõda ja nii edasi. Kui vaatate seda, mis toimub täna meie ümber, siis tõenäoliselt nõustute minuga, et täpselt paika panna seda, kuhu tehnoloogia areng meid välja viib, on pehmelt öeldes keeruline. Vähemalt mitte eksperdina. Eksperdid vaidlevad, arutelu käib, täpselt ennustada keeruline, kuid tõenäoliselt nõustute teie ja nõustub enamus ekspertidest. Et me oleme nende muutuste pigem esimeses ajalises mõttes esimeses otsas, kui et lõpus. Ja kui nüüd võrdlete seda perioodi täna toimuvat sellega, mis leidis aset 19. sajandi teisele poolel ja vaatate, mis pidi toona läbi tegema või mille pidi läbi tegema toona valitsenud, prevaleerinud valitsemisvorm, absoluutne monarhia, siis 100 aastaga, mõnedel juhtudel vähemagi aja jooksul, absoluutne monarhia pidi ennast reformima millekski täiesti teistsuguseks või kadus ära. Ja muidugi paljude absoluutsete monarhiatega koos kadusid ka need riigid, mida absoluutse monarhiaga valitseti. Niisiis lühidalt kokkuvõttes, kui me oleme muutuste esimeses otsas, kui need muutused raputavad seda, kuidas me vahetame teineteisega informatsiooni, kuidas me suhtleme omavahel, kuidas me tööd teeme, siis suure tõenäosusega see raputus, mis iseloomustab täna demokraatiaid nii Põhja-Ameerikas, Euroopas kui ka mujal, on alles oma esimeses raputuse algusstaadiumis. Ja suure tõenäosusega peab selleks, et demokraatia püsima jääks, tegema ta läbi muutuse, arvestades neid uusi väljakutseid, uusi võimalusi, mida tehnoloogia areng endaga kaasa toob. See ei tähenda minu ennustust demokraatia hukule, vastupidi. Ma arvan, et toimuv raputab autoritaarseid, totalitaarseid ühiskondi vähemalt sama tugevalt, kui ta raputab demokraatiaid. Ja kui üldse on demokraatial mingigi eelis autoritaarsete konkurentide ees, siis on selleks ju paindlikkus, suutlikkus võtta muutunud olukorda arvesse, suutlikkus iseennast reformida. Nii et ma usun sügavalt veendunud optimistina, et demokraatiatel on siin eelis, kuid tahan siiski alla kriipsutada, et Ilvesel oli juba toona õigus, kui ta ütles, mis siia on toonud, siit edasi ei vii. Ja see demokraatia, mis on iseloomulik loodetavasti meile ja Euroopale, laiemalt demokraatlikule maailmale, 30 aasta pärast ei pruugi olla päris selline, nagu on ta meil siin täna. Esimest korda suures muutuste ajas oleme oma häälega poliitika kujundajate seas. Esimest korda. Suuri epohhide vahetumisi on toimunud varem, mitte kunagi. Ma ei räägi siin moodsast ajast, üldse ajaloos.
ei ole Eesti saanud selles protsessis osaleda. Paari asja tahan öelda enne, kui ma lähen oma mõtete sisulise osa juurde. Ma tajun muret ja hirmu, mitte ainult Eestis loomulikult, aga muuhulgas Eestis, mis on loomulik, kuna see, mis muutub, paratamatult tähendab sisenemist tundmatusse. Ma tahan esiteks öelda täiesti kategooriliselt oma seisukohana, nutt möödunut tagasi ei too. Jaanalinnu kombel teeseldes seda muutumist, ohte ära hoida võimalik ei ole. Pole mingit mõtet. Kui muretsemine aitaks kuidagi meid siit olukorrast läbi, ütleksin ma muretsegem. Kui aitaks olukorrast läbi looteasendisse põrandale langemine, langegem looteasendisse põrandale. Kuid ma ei usu, et kumbki aitab. See, mis läinud, on läinud. See, mis tuleb, on ees. Teiseks, ja seda peaks Eesti ajalugu olema meil õpetanud, ajaloo enda eest ei ole võimalik ära peita. Lihtsalt loota, et kui istume väga-väga vaikselt, äkki siis puhub kuidagi nii mööda, et jääme alles, minu arvates ei ole mõtet. On võimalik tuua maailma ajaloost näiteid, kus ajalugu on mõnest pisikesest riigist mööda puhunud. Kuid need on erandid, mis kinnitavad reeglit, mitte reegel. Ja üldiselt ei taba ajaloo mööda puhumine neid riike, mis asuvad tsivilisatsioonide piirimail, nagu meie siin asume. Ja kolmandaks, kui hirm liiga tugevalt peale tükib, tasub meenutada seda, et sellest olnust päris kõike me ju kaasa võtta ei tahagi. Seesama iseenda või ise erandiks olemine on miski, mille jätame meeleldi minevikku. Ja nüüd, kus saame ise osaleda tuleviku kujundamises, me tõenäoliselt seda tulevat päris mineviku järgi joonistada ka ei taha. Nüüd enne edasiminekut tahan ma õiendada veel ühte küsimust, mis tõenäoliselt siin auditooriumis õiendamist ei vaja, sest Marko väga põhjapanevalt selgitas ka selle kogu ehk siis teie kõigi kokku toomise mõtet, aga mõnikord siiski tekib küsimus, milleks sellest kõigest üldse rääkida. Milleks see välisasjadega kursis olek, milleks sellel teemal sõna võtmine, kas tegemist on lihtsalt niisuguse hobikorras kapriisitsemisega, intellektualitsemisega põnevatel teemadel või midagi muud, ma arvan selgelt midagi muud, Eesti iseseisvuse, omariikluse, Eesti vabaduse, suveräänsuse alles hoidmine pole võimalik vaid sisemisi jõupingutusi tehes. Liiga väikesed oleme. Me sõltume keskkonnast. Iga kord, kui meil on läinud väga-väga hästi, on keskkond olnud selle jaoks soodne. Ja neil kordadel, kui meil on läinud väga-väga halvasti, on keskkond olnud ebasoodne. See keskkond ülistatult ongi see rahvusvaheline kord. Või kui see tundub teile liiga ambitsioonikas termin, siis Euroopa, võtame kitsamalt. See olukord Euroopas annab raamistiku, mis kas soosib Eesti vabadust või vastupidi muudab Eesti vabaduse alleshoidmise, kui mitte võimatuks, sest ma ei taha absoluutidesse langeda, siis vähemalt väga-väga keeruliseks. Mida see siis tähendab? Minu arvates see tähendab seda, et rääkides Eesti julgeolekust või mõeldes Eesti julgeolekust, arutades Eesti julgeoleku püsimise üle, ei ole võimalik oma mõtlemist piirata nende umbes 45 000 ruutkilomeetriga siin. See ei ole võimalik, sest see ei sõltu ainult neist 45 000 ruutkilomeetrist 1,3 miljonist inimesest, kes elavad siin. Kui me tahame mõelda Eestist, ainult Eestist, jätame kõik muud relevantsed ja arutelu vajavad probleemid kõrvale, tahame mõelda ainult Eestist. Sellest, kui jätta vabadus alles siia, siis minimaalselt tuleb mõelda Euroopa kategoorias. Absoluutselt minimaalselt. Mitte miski muu pole võimalik. See ambitsioon peab meil olema, sest vastasel juhul pole võimalik seda keskkonda mõjutada. Ja kui me tuleme tagasi Marko öeldu juurde, miks on see ja president Ilvese öeldu juurde, miks on see kogu siin vajalik, et arutada, et otsida vastuseid küsimustele, et provotseerida, siis kutsun teidki ülesse. Ka kitsalt Eestist rääkides mõtlema ainult minimaalselt Euroopa kategoorias. Nüüd kahetsusväärselt on nii, et pole meie jaoks eriti pea midagi iseenesest mõistetavat. See on selle muutuste aja üks avaldumise vorme.
Aga tegelikult, kui rääkida neist kahest, Eestist, Eesti püsimisest Euroopas ja üleüldse Euroopa püsimisest, siis pole kumbki neistki iseenesest mõistetav. Meie kuulumine Euroopasse on läbi katsetatud, kui mitte iseenesest mõistetav 20. sajandi laboris. Läbi katsetatud suurepäraselt, see on ebameeldiv tõde, meil ei meeldi seda rääkida omavahel, ei ole tingimata alati tarvis seda alla kriipsutada ka teistel, aga alustagem siiski selle ebameeldiva tõe ülekordamisest, teadvustamisest. Seda moodsa Euroopa lugu, mida tavaliselt räägitakse Euroopa päeval, kus kõne alla võetakse see, kuidas esimest korda ajaloos on Euroopat üritatud ühendada mitte seeläbi, et üks Euroopa riik domineerib teiste üle, vaid nõnda, et Euroopa riigid vabatahtlikkuse alusel õigusriigi ja demokraatia põhimõtete all integreeruvad. Seda moodsa Euroopa lugu räägitakse tavaliselt Euroopa päeval sellepärast, et siis tähistatakse Euroopa Liidule aluse pannud poliitiliste protsesside algust. Ja tavaliselt räägitakse siis lugu Saksamaast ja Prantsusmaast ja sellest, kuidas Saksamaa tekkimisest alates oli Euroopa julgeoleku põhiprobleem, see vinduv pea permanentne sõjaoht Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, mis viis nii esimesse kui teise maailmasõtta. Räägitakse sellestki, kuidas see moodsa Euroopa lugu, demokraatia ja õigusriigi katuse all vabad tahtel toimuv integreerumine ei oleks olnud võimalik ilma vaba Prantsusmaata ja ilma selleta, et vähemalt pool Saksamaastki oli vaba. Kuni Hitler valitses Pariisis ja Berliinis, poleks olnud see Euroopa lugu võimalik. Ja tavaliselt siis atlantistid, keda vist on jäänud vähemaks, kui neid oli vanasti, põimivad sisse loo sellest, kuidas kõik see sai võimalikuks tänu Ameerika Ühendriikide julgeoleku vihmavarjule, sealhulgas NATOle ja loomulikult kogu see lugu on absoluutselt tõene. Poleks olnud selline Euroopa lugu võimalik ilma vabaduseta Prantsusmaal ja vähemalt pooles Saksamaast. Ja ometi oli ta võimalik ilma meie olemiseta isegi kaardil. 50 aastat oli võimalik. 50 aastat oli võimalik tähistada Euroopa päeva. Rääkida seda sama lugu. Ilma selleta, et meie oleksime kaardil. Tähendab, de jure me olime kaartidel, paljudel kaartidel. Aga nagu öeldud ennist, see de jure ei ole eriti abiks, kui de facto parajasti toimub küüditamine. Mis on kord juhtunud, saab juhtuda uuesti. Ja seetõttu on minu hinnangul alates 91. aastast Eesti välispoliitika üks hõbedasi jooni, neid niite, mis seda koos hoiab, olnud püüdlus mitte lihtsalt Euroopa Liidu, NATO, teiste ja Atlantiliste institutsioonidega liitumine, vaid enese niivõrd tugev sidumine selle laeva külge, mida me Euroopaks nimetame, et ta mingil tingimusel enam ilma meieta minna ei saaks. No mingu ta või põhja, aga ilma meieta ei tohi enam minna. Ja sellest tulenevalt oleme me ju liitunud absoluutselt kõigega. Enam ei ole millegiga liituda. Kõik see on juba liitutud, kõik see, mis on olemas, sinna me oleme juba astunud. Ja selle taga ei ole olnud eraldi võetult meie lummus ühe või teise konkreetse organisatsiooni vastu. Ilves meenutas seda Euroopa Parlamendi valimiskampaaniat, mulle tuli referendum meelde, kus üks poliitiline jõud minu meelest lubas rohkem seksikaid mehi, kui me liitume Euroopa Liiduga. Mulle tundub, et põhiline argument, mis siiski kallutas Eesti hääletama Euroopa Liiduga liitumise poolt, ei olnud niivõrd see, kuivõrd see ühes teises kampaanias välja käidud mõte parem sees kui väljas. Parem sees kui väljas. Juurtega seal 20. sajandi ebameeldivates õppetundides. Muidugi pole iseenesest mõistetav ka see Euroopa püsima jäämine. Seda ma arvan, et ma olen juba piisavalt kajastanud, et domineerimisele ehitatud Euroopa ühendamine ei tööta. Seda on prooviti Hitleri variandis, prooviti Napoleoni variandis, ta ei tööta. Ja antud juhul ma ei esita seda seisukohta mitte kui moraalset seisukohta. Ma ei räägi moraali piedestaalilt. Ma räägin puhtalt kalkulatsiooni ja jõupoliitika seisukohalt. Keegi siin Euroopas pole piisavalt tugev, et üksi domineerida teiste üle. Ei ole võimalik domineerimisele üles ehitatud ühendamine. Kuid samal ajal on ka selge, et vaatamata oma suhtelise kaalu vähenemisele maailmapoliitikas on Euroopa endiselt oluline piirkond. Mitte ainult turuna. Ja kui me pole ühendatud, kui me ei osale suurriikide vahelises konkurentsis Euroopana, siis järelikult osaleb suurriikide vaheline konkurents Euroopas nõnda, et Euroopa on malelaua rollis. Sedagi on korduvalt proovitud. Kogu külm sõda on lugu sellest, kuidas
Euroopat üritati teiste jõukeskuste vahel jagada. Niisiis, ühe poolt domineeritud Euroopa ühendamine ei tööta, kui aga Euroopa ühendatud pole, domineerivad siin teised. Joonistavad siin Euroopas oma jooni, virtuaalseid, võib-olla füüsilisi. Jättes alles ehk nominaalselt iseseisvaid riike, kuid kindlasti mitte selles suveräänsuses, nagu me täna Euroopa Liidu liikmena oma suveräänsust mõtestanud ja sellega harjunud oleme. No ei pea olema eriline kartograaf, et ette kujutada, kelle mõjusfääri loogiliselt võttes langeks Kesk- ja Ida-Euroopa. Kui Euroopat ennast poliitilise üksusena enam pole ja teised hakkavad selle Euroopa pealt tõmbama jooni. Niisiis on meie jaoks eluliselt oluline nii see, et Euroopa püsima jääks, kui see, et meie püsiksime Euroopas. Ja kumbki iseenesest mõistetav ei ole, järelikult tuleb selle nimel teha tööd. Euroopa ise aga otsustatakse muidugi Ukrainas. Euroopa otsustatakse Ukrainas. Kahel põhjusel. Esiteks, täie veendumusega kordan mõtet, mida ma olen öelnud 4 aasta jooksul mitmel korral. Putin oma eesmärke muutnud ei ole. Ja need eesmärgid ei seondu Ukrainas, vaid osaga Ukrainast. Need eesmärgid seonduvad kogu Ukrainaga ja mitte lihtsalt kogu Ukrainaga, vaid Euroopa julgeolekuarhitektuuri ümberkujundamisega fundamentaalsel moel. Maailma liidritest on ta üks avatumalt rääkivaid. Ta on muidugi ka nüüd veerand sajandit võimul olnud, mistõttu on tekkinud ulatuslik tõendipagas tema tegevustest, mis annab meile võimaluse võrrelda tema sõnu, ja neid on tõesti palju, erinevates kõnedes, artiklites, strateegilistes dokumentides väljendatuid, ja tema tegusid. Ja joonistav pilt ei jäta mitte mingisugust kahtlust. Tema plaan loomulikult ei olnud pidada Ukrainas kurnamissõda. Plaan oli hoopis midagi muud. Plaan oli lüüa jalaga sisse uks ja siis pidada juba kellegi teisega, ameeriklastega, võib-olla mõne suure eurooplasega, Euroopa julgeolekuarhitektuuri üle jõupositsioonilt läbirääkimisi. Ja see plaan läks tal muidugi vett vedama. Mõnikord autoritaarsetel riikidel Venemaal sealhulgas lähevad ikka plaanid vett vedama, kuid eesmärkide sellega poolest muutunud ei ole. Need eesmärgid ei ole loomulikult selle vaba Euroopa, ühendatud Euroopa ideega kooskõlas. Ei ole võimalik leida nende kahe vahel kompromissi. Ei ole võimalik ühest küljest ehitada üles või taastada Venemaa impeerium, mis hõlmab täieliku kontrolli Ukraina üle, aga domineerib ka Kesk-Ida-Euroopa riikide üle ja jätkata selle sama Euroopaga sellisena, nagu Euroopa on täna. Ja siin ei tee ma lihtsalt tähelepanekut Ukraina strateegilisest olulisusest, kuigi võiksin piirduda ka sellega. Zbigniew Brzezinski juba kirjutas 90-ndatel Ukraina kesksest strateegilisest asendist. Sellest, et kes kontrollib Ukrainat, määrab kindlaks, kas Venemaa impeeriumi domineeriv positsioon Kesk-Ida-Euroopas on jätkusuutlik või mitte. Ma räägin sellest, et eesmärk saavutada mõjusfäär Kesk-Ida-Euroopa üle on otseses vastuolus meie sooviga mitte sinna mõjusfääri kuuluda Euroopasse. Muidugi on teinegi põhjus selle sõja eksistentsiaalsele tähtsusele Euroopa julgeoleku jaoks ja see seondub niisuguste kaudsemate asjaoludega nagu teatud rahvusvahelist elu suunavate põhimõtete kehtivus või mittekehtivus. Territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Need laias laastus põhimõtetena kas kehtivad või ei kehti ja see kehtivus või mittekehtivus ei otsustu kusagilt kõneluste laua taga, ta otsustub reaalsel ajaloo areenil. Ma selgitan selle mõtte paremini lahti, et need, kes tegelevad vahetumalt rahvusvahelise õigusega, ei arvaks, et ma lihtsustuses seda valdkonda alatähtsustan. Ühel päeval saab see sõda läbi. Selles ei ole mingisugust kahtlust. Saab läbi ja siis tuleb mingisugune sõjajärgne periood. Ta saab läbi tulemusega, mida parema sõna puudumisel rahvusvaheline kogukond või võtame kitsamalt Euroopa aktsepteerib. Muidu ta läbi ei saaks saada. Juhul, kui ta saab läbi sellise olukorraga, kus Euroopa aktsepteerib seda, et teatud tingimustel on Venemaal võimalik relvajõul muuta oma naabrite piiri. Ja kui ta saab läbi sellise olukorraga, kus Euroopa aktsepteerib de facto seda, et teatud tingimustel teatud riigid, mis asuvad Venemaa naabrusest, peavad olema määratud piiratud suveräänsuse saatusesse. Siis sõbrad, nimetage mulle põhjuseid, miks seda kõike ei aktsepteeritaks ka siin. Et kuulume NATOsse Euroopa Liitu, tõsi, kuid mis on meid toonud siia ja vii meid siit edasi.
Need kaks maailma on omavahel vastuolus. See nägemus Euroopast, mida viljeleb Putin oma praktilises poliitikas, mitte mingi teoreetilise kontseptsioonina kusagil vestlusringis, oma praktilises poliitikas. Ja see nägemus Euroopast, mida viljeleme oma praktilises poliitikas meie, omavahel Euroopasse ära ei mahu. Saab kehtida kas üks või teine. Muuseas, mõned aeg-ajalt räägivad sellest, et äkki on võimalik mingisugune vahevariant kusagil Euroopa ja Venemaa vahel, mingisuguses hallis puhvertsoonis. Minu arvates loevad need puhvertsooni propageerijad Euroopa viimase ajalugu valesti. Ainus koht, kus siin kontinendil on alguse saanud sõda ja laiem ebastabiilsus, on olnud see piirkond, mis on määratud veel või jäänud veel halliks alaks. Ja sellel on loomulikult põhjus. See hall ala vaakum kahe Euroopa käsitluse vahel kutsub välja agressiooni, seda, et teiselt poolelt üritatakse sinna laieneda. Meie üritame ka laieneda, kuid meie laienemise ja Venemaa laienemise vahe on ju meile kõigile arusaadav. Niisiis seda halli ala kontseptsiooni, tema jätkusuutlikku pidamist ma üleliia tõsiselt võetavaks strateegiaks ei peaks. Niisiis need kaks ideed välistavad teineteise. Ma näen Euroopa aruteludes, võib-olla mingi piirini ka meie aruteludes, kui rohkem laiemates Euroopa aruteludes 3 murelikuks tegevat mõtet, mille lõksu ei tohi me langeda. Kõigepealt tuleb tõdeda, et oht täna ei peitu niivõrd selles, et kusagil on keegi, kes taotleks meile vastandlikku Ukraina poliitikat. Tähendab, kusagil keegi on. Ja siin vist tehti ennist ka viiteid sellele ühele liikmesriigile, kes näiks olevat liitunud vastasvõistkonnaga. Kuid ma pean silmas Euroopa peavoolu. Oht ei ole enam selles, et kusagil oleks väga prevaleeriv ka põhimõtteline, mõistmatus selle suhtes, kuivõrd oluline on Ukraina sõja tulemus. Oht peitub varjudes, kus soovimatust sõnastada selgelt meie eesmärke, kus soovimatust piisavalt panustada nende eesmärkide saavutamisesse, varjutatakse hämaga. Ma toon näite, et mu mõte oleks arusaadavam. Väga palju räägitakse sellest, et eesmärk peab olema rahu ja pannakse sinna järele punkt. Öeldakse, et ühel hetkel tuleb siiski saavutada siin rahu. Defineerimata, mis on rahu, mis võiks meid rahuldada. Meie ütleme, oleme seda korduvalt teinud, et meie taotleme õiglast rahu, püsivad ka, selle juurde tulen, õiglast rahu, oleme selle defineerinud. Ühena vähestest Euroopa riikidest ametlikest dokumentides. Öeldes, et õiglane on meie arvates selline rahu, mis seisab rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetel, sealhulgas territoriaalse terviklikkus ja suveräänsuse printsiipidel. Selle peale tuleb väga sageli vastu niisugust, muiet. See on ebarealistlik. See ei ole tõsiselt võetav. Ukrainlased on need, kes peavad defineerima oma eesmärgid selles sõjas. Vaadake, kui palju on Euroopa poliitika sõnastajate ja otsustajate jutus ebamäärasust eesmärgi osas. See ebamäärasus ei tulene piiratud intellektuaalsest võimekusest. See ebamäärasus tuleb lootusest, et äkki on võimalik kaotust kuidagi vaiba alla lükata. Äkki on võimalik kuidagi nägu teha, et kaotus ei olegi kaotus. Et ukrainlased ju vastutavad Ukraina piiride defineerimise eest. Selles varjumängus on tohutud ohud, sest need võimaldavad lavastada poliitilist olukorda, kus kui tõmmata nüüd 30-ndatega paralleeli, Müncheni sobingut üritatakse läbi viia nõnda, et ettepanek Sudeedimaa loovutada tulekski Tšehhoslovakkialt. Milleks on see vajalik? Loomulikult sellepärast, et üksüheselt mustvalges situatsioonis musta poole võtmine ei ole demokraatlikes riikides võimalik. Ei ole võimalik tulla täna lagedale, pakkuda Chamberlainilikku lahendust ja minna ajalukku Churchillina. Seetõttu on selgus ohtlik. Hämada on tarvis. Ebamäärasena näita seda, mis parajasti kaalul ja seda, mis meie eesmärk. Meie töö väike riigina, kelle üks väheseid relvi rahvusvahelisel areenil on meie hääl, on selles varjudemängus valgust sisse tuua. Julge olla eesmärgi sõnastamisel. Kui territoriaalne terviklikkus
ja suveräänsus on eesmärkidena liiga ambitsioonikad, siis peame meie esitama väljakutse teistele, sõnastamaks siis nende käsitluses realistlikum ambitsioon. Tule lagedale sellega, tõuse püsti, astu lavale, võta pastakas, anname enda oma, tõmba jooni kaardile, anna minna, kus kohas see õige koht siis on. Pool Ukrainat või terve Ukraina, aga seda otsustavad ukrainlased tuleb välja, selge, aga Putini nõu ei ainult Ukrainat. Ei, seda teha loomulikult ei julgeta. Ei julgeta sellepärast, et see väljavaade saada välja naerdud on sedavõrd tõsiselt võetav. Järelikult need varjud, mis on sisse tulnud Euroopa debatti, need on osaliselt siia sisse toodud meelega, võimaldamaks taanduda territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtete kaitselt. Aga mis meil sellest? No loomulikult see, et nagu ennist öeldud, see maailm, kus territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ei eksisteeri praktilise poliitilise printsiibina, see maailm on meie omariiklusele eksistentsiaalselt ohtlik. See Pandora laegas, mis seal siis lahti kistakse, ei jää Ukrainaga piiratuks. Ja loomulikult ei jääda piiratuks ka pelgalt ainult Euroopaga. Siis testitakse neid piire juba mujalgi. Ja pole mõtet hakata siin jälle rääkima, aga maailmas käib veel palju sõdu. Jah, käib. Erandid kinnitavad reeglit. Teine mõttekäik, mis mulle suurt muret teeb, on mõttekäik väsimusest. Seda kuuleb ajas aina rohkem. Tihti tullakse tagasi selle esimesegi punkti juurde, rääkima sellest, kuidas ukrainlased ei pruugi jaksata, kuidas nemad on väsinud, kuidas nad väärivad rahul, mis loomulikult vastab tõele ja põhjendatakse seda kõike suure väsimuse motiiviga. Räägitakse minu arvates absoluutselt kohatult ka Euroopa enese väsimisest. Sellest, et meie oleme väsinud. Ma ei tea millest siis. Vist nii sellest juba 4 aastat kestnud jutust, kui sellest, et peame oma eelarvest mõningaid eurosid Ukraina toetuseks andma. Selle väsimuse jutu probleem minu jaoks ei tulene tema absoluutsest ebamoraalsusest või vääritusest. See tuleneb tema ebaadekvaatsusest. See tuleneb sellest, et see mõtteviis lähtub arusaamisest, mis minu arvates on fundamentaalselt ekslik arusaamisest, otse kui oleks võimalik pärast sõja lõppu minna tagasi mingisuguse puhkeperioodi juurde. Ei tööta ajalugu nii. Ka parimal juhul, siis kui me paneme pärast seda tänast kõnekoosolekut sisse oma telefonid, või need, kes on juba praegu telefonis, vaatavad koheselt, avastame, et Putin on ümber mõelnud, väed Ukrainast välja viinud. Ei tähenda see meie Euroopa jaoks ajaloo lõppu. See väljakutsete loend, mis ees seisab, on, ma ei taha öelda hingemattav, sest see on liiga dramaatiline väljendus, kuid pehmelt öeldes muljetavaldav. Ja seda ainult siin Euroopas, Euroopa julgeolekuga toime tulemiseks. Ja seda parimal juhul, kui me saavutame parima tulemuse Ukrainast. Lähis-Ida jätkab olema plahvatusohtlik. Aafrika pulbitseb otse meie lõunapiiri taga. Rääkimata kõikidest globaalsetest probleemidest, alates suurriikide vahelisest jõukatsumisest, lõpetades terrorismi, kliima soojenemise, võimalike pandeemiate ja muuga. Mis mõttes te olete väsinud? Millest? Ja kuhu te kavatsete puhkusele sõita? Kuhu? Pole võimalik. Peab ikka tsiteerima selle vanasõna, et kui kuuma ei kannata, kao välja köögist. Ei tule enam 90-ndaid. Kus võis teeselda, et keegi teine kuskil mujal elab edasi ajaloos. Aga meil on siin välja mõeldud mingisugune imeline valem ajaloo seiskamiseks. Ei olnud see võimalik, toona ei ole võimalik see täna. Ja seetõttu pole mõtet rääkida sellest, kui väsinud oled see praegu. Sest puhkust ei tule. Ja kolmas murelikuks tegev mõte, mida ma tahan rünnata, seondub minu arvates väära käsitlusega, mis tõukub arusaamisest, et pärast sõja lõppu läheb aeg tagasi viimasesse sõjaeelsesse päeva ja jätkub edasi sealt, kus ta omal ajal pooleli jäi. Et kui ainult õnnestuks seda lõpetada. No väsimusest juba rääkisime, varjude mängust juba rääkisime, no see sõda on tülinaks. Inimesed surevad ka, see on kõik väga halb. Tuleks ta lõpetada, et siis saaks minna tagasi või edasi sealt, kus pooleli jäi. Ei saa niimoodi tagasi minna. Pole kunagi saanud. Muutused, mis tulevad sõdade lõpus, on alati märksa mastaapsemad kui need muutused, mis tulevad sõdade alguses. Suurte sõdade puhul sõda lõpu muutus alati eranditult väga suur. Esimese maailmasõda lõppes ja Euroopa oli teistsugune, kui ta oli siis, kui Erts-Hertsog maha lasti.
Teine maailmasõda lõppes ja Euroopa oli täiesti teistsugune kui siis, kui Hitler Poola sisse jalutas. Täiesti teistsugune. Võime arutada, kas see praegune sõda oma mastaabilt väärib samasse loendisse lisamist, võib-olla mitte, ma ei ole nõus Zelenskiga, et see juba ongi 3. maailmasõda. Me oleme võimelised palju enamaks. Aga siiski on ta Euroopas suurim sõda pärast teist maailmasõda. Järelikult selle sõja lõpus tulev muutus saab olema raputav. Ukraina, mis sellest sõjast väljub, saab olema täiesti teistsugune kui see Ukraina, mis sinna sõtta läks. Venemaa täiesti teistsugune kui see, mis sinna sõtta läks. Ja loomulikult Euroopa täiesti teistsugune kui see, mis sinna sisse sellesse sõtta läks. Nii et muutused tulevad niikuinii. Ja sellist lootust, et oleks võimalik tagasi minna ja lihtsalt jätkata, ei tule. Järelikult tuleb tegeleda, nagu ma alguses soovitasin, maailmaga sellisena, nagu maailm on. Nende reaalsustega sellisena, nagu need reaalsused ennast avaldavad. Euroopa otsustatakse Ukrainas. Kui me ei ole võimeline kaitsma oma kõige elementaarsemaid baaspõhimõtteid oma tagahoovis, riigis, mis enamuste geostrateegiast kirjutanud autorite hinnangul määrab Euroopa tulevikku, siis kuidas peaksime me veenma kedagi, et oleme suutelised suurriikide vahelise konkurentsi ajastul kehtestama ennast kaugemates piirkondades? Lähis-Idas või India Vaikse ookeani piirkonnas, see ei ole tõsiseltvõetav, see on naeruväärne ja kui me ei ole osana suurriikide vahelises konkurentsis osalejatest, siis konkureerivad suurriigid meie pärast. Valikut ei ole. Ukrainas kehtivad lõpuks kas meie põhimõtted või need teised põhimõtted. Sõda lõpeb ükskord ära, tuleb rahu. Ukraina ehitatakse ülesse, ei ole kahtlustki. Nõnda nagu kõik vähegi potentsiaali omavad linnad, Dresdenist Groznõini on alati üles ehitatud. See potentsiaal, mis on Ukrainas, on muljet avaldav. Euroopa üks haritumaid rahvaid, põllumajanduspotentsiaalist, tööstuspotentsiaalini, olulisest geograafilisest asukohast ja sõjalisest potentsiaalist rääkimata. See Ukraina tuleb ka sellest sõjast ühel päeval läbi. Ta tuleb läbi kas meie poolel, olles valitsetud nendest põhimõtetest, mida me nimetame euroopalikeks, õigusriik ja demokraatia, turumajandus, või ta tuleb läbi teisel poolel. Ja sellisel juhul on see potentsiaal pärast lühikest seedeprotsessi rakendatud selle teise idee käsutusse. Kui ajalugu peatada ei saa, teda tagasi keerata pole võimalik ja tema eest peitumine ka mitte, on järelikult valida võimalik võitmise või kaotamise vahel ja minu ettepanek on võita. Ja selleks on vaja teha korraga, nagu ameeriklased ütlevad, 2 asja. Kõndida ja närida närtsu. Samal ajal. Kõndimise all ma pean silmas õiglase rahu poole pürgimist. Seda, et ei tuleks lihtsalt mingi amorfne rahu, mida defineerivad mingid defineerimata ukrainlased, vaid selle nimel töötamist, et see rahu, mis tuleks tõepoolest territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse printsiipe järgiks. Üldiselt see retsept ei ole üle keeruline. Iga kord, kui kusagil maailmas sõda puhkeb, sõdivad osapooled hakkavad esimesest sõjapäevast seda sõda kaotama. Nõnda on ka siin. Mõlemad pooled kaotavad. Pole mõtet kogu aeg kokku lugeda neid kaotuseid, mis on iseloomulikult Ukrainale või rääkida sellest, kuivõrd kannatava on Ukraina või kannatuste rohkem Ukraina tänane hetkeseis. Loomulikult on see nõnda. Täpselt samamoodi on mõttetu rääkida vaid nendest kannatustest, mis on osaks saanud Vene majandusele või nendele inimestele, kes kaotavad Ukraina sõjas ilma ühtegi selget põhjendust omamata oma lähedasi agressioonisõja võitlejate näol. Küsimus ei ole selles, kas sõda on kulukas. Küsimus on selles, kes esimesena jõuab punkti, kust enam tagasiteed ei ole. Kes esimesena enam jätkata ei suuda. Kes otsustab, kas iseseisvalt või pealesunnitult, et strateegia, mida ta viljaneb, ei ole enam jätkusuutlik, ei ole teostatav, need eesmärgid ei ole taotletavad. Ja selle jaoks on loomulikult vaja, et Venemaa jõuaks sellesse punkti esimesena, peame meie tõstma ühest küljest agressiooni hinda ja teisest küljest toetama Ukrainat, et nood kokku ei kukuks. Suhteliselt lihtne. Ratsionaalsed otsustajad, kui isegi mitte nende liidrite näol, kes täna on võimul, siis ütleme üldistatult rahva näol, tarvis on mõjutada nende otsustustegemisprotsessi, nende kasude ja kahjude kalkulatsiooni. Tahtmata teid tülitada igava jutuga sellest, millest nii palju niigi räägitakse, kuidas on tarvilikud sanktsioonid, just nimelt energiasektorit puudutavad sanktsioonid ja kuidas ei tohi seada piiranguid Ukrainale antavale sõjalise abile. Tahame puudutada 2 momenti, millest minu arvates räägitakse agressiooni hinna tõstmise ja Ukraina toetamise puhul kaugelt liiga vähe. Ja need mõlemad on mittemateriaalse iseloomuga.
Kõigepealt, mis puudutab agressiooni hinna tõstmist. Putin täna ratsutab võiduteooria seljas, mille alusväiteks on usk, et aeg töötab tema kasuks. Ja see omakorda tuleneb usust, et lääne demokraatia on püsimatu. Olgem ausad, ta ei räägi lääne demokraatiast mitte Eesti, Läti või Soome variandist, ta räägib lääne demokraatiast Ameerika variandis. Ja ta osundab sellele, millele tegelikult Mitrohhini arhiivi andmetel osundasid KGB analüütikud juba külma sõja vältel läbivalt. Lääs, valides iga paari aasta tagant endale uusi liidreid, ei ole võimeline sisemistel põhjustel kursil püsima. Ja seetõttu on peatselt kätte jõudnud hetk, kus mitte otsa saanud laskemoonavarude või otsa saanud rahaliste ressursside, vaid just nimelt otsa saanud tahte tõttu lääs oma kursilt kõrvale keerab. No, tahtmata veelgi sellel pikemalt peatuda, teame me ju kõik, milliseid osundusi Vene propagandistid lääne poliitikute aadressil viimastel aastatel teinud on. Silmas on muidugi eelkõige pidanud Ameerika Ühendriike. Järelikult, kui me tahame selle relva Putini käest ära võtta ja me tahame, sest ilma tema võiduteooria alusväidet ründamata pole võimalik pelgalt sanktsioonidega tema kasude ja kahjude kalkulatsiooni muuta, peame leidma poliitikaid, mis iseenesest kommunikeerivad meie püsivust. Ja me peame leidma neid Euroopana, sest tingimata ei saa me kindlad olla, et teised toetajad tahavad sellel kursil püsida. Aga mis kommunikeerib meie püsivust? Kui teise poole alusväiteks on, et valitsused neil vahetuvad ja järelikult poliitikat pole püsivad. Järelikult ei saa tegelikult püsivust kommunikeerida ükski asi, mida meie valitsus teha võiks. Ja parlamentaarsetes riikides valitsuse ja parlamendi vahele võib panna võrdusmärgi. Ükskõik, mis me ei tee. Kui teine pool usub, et pärast valimisi tulevad teised seltsimehed, ei kanna meid sellest läbi. Järelikult tuleb leida midagi muud. Oleme leidnud. Karistamatuse vastane võitlus, see, mis toimub kohtuvõimu kätes, eriti hea rahvusvaheliste kohtuinstantside kätes. Põhjus, miks Eesti toetab rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevust sõjakuritegude uurimisel ja miks me oleme sedavõrd järjekindlalt nõudlikud rahvusvahelise eritribunali moodustamiseks agressioonikuriteo osas, ei tulene ainult meie soovist saavutada õiglasemat maailmakorda tulevikus, kuigi kindlasti ka seda. Ta tuleneb eelkõige pragmaatilisest kaalutlusest. See on meie viis signaliseerida teisele poolele oma poliitika püsivust. Sest selleks, et kohtuasjad ära kaoksid, peab juhtuma kaugelt enamat, kui valimiste käigus normaalses demokraatlikus protsessis vahetuv võim täidesaatvas või seadusandlikus võimusambas. Ukraina toetamisest räägitakse ka sageli vaid materiaalsetele momentidele peatuma jäädes. Unustades, et poliitikas on keskseks ressursiks lootus. Lootus, et see strateegia, mida sa viljeled, tegelikult võiks ka kunagi tulevikus edu kanda. Ja Ukraina jaoks on loomulikult keskne küsimus tema kuulumises Euroopasse või sinna siis vastupidiselt mitte kuulumises. See, et Venemaa ründab sihikindlalt tsiviiltaristut kaugel rindejoonest, ei ole mitte lihtsalt pimeda brutaalsuse ilming, see on strateegia, mille siht on hävitada see lootus. Need raketid kannavad endast sõnumit ja sõnum on jätka ometi järele. Selle sõnumi teisel poolel on mõnede Euroopa poliitikute pea ülepäeviti avalikku ruumi paisatav ühemõtteline sedastus, et mitte mingil tingimusel Ukrainast ei saa kunagi Euroopa Liidu liikmesriiki. No ja NATOst sellest tänases poliitilises olukorras pole ju mõtet rääkidagi. Nii siis üritab Venemaa sugereerida ukrainlastele, et nad järgi jätaksid, sest lootust pole. Ja meie, kelle eksistentsiaalsed huvid on Ukrainas kaalul, peame järelikult suutma leida mooduse, kuidas seda lootust anda. Me võime kõik viimsedki 155 mürsud ja raketid ning droonid Ukrainale tarnida, kui see lootus puruneb, jääme me Ukrainast ilma. Ja siis murtakse Ukraina juba teisele poolele. See, kuidas elus hoida laienemisprotsessi tegelikku veenvust, peab järelikult olema meie Ukraina poliitika absoluutselt keskne küsimus. Ta ei ole seda täna. Ta on üks küsimus paljudest. Ja kuna ta kipub olema keeruline küsimus, sest meil on toas need, kes töötavad sihilikult meie strateegile vastu, siis on kerge vaev ta alati ka päevakorrast välja lükata, sest progressi pole niikuinii võimalik teha. Nii olid Euroopa Liidu välisministrid koos täna. Arutasid väga paljusid väga olulisi Ukraina poliitika tahke, aga mitte laienemist. No loogiline, sest Ukrainat ei ole, või selle Ungarit ei ole võimalik välisministri tasandil murda. Aga ma arvan, et niisugused kehamid nagu teie oma siin peaksid nõudliku häälega hoidma laienemisprotsessi tegelikku elus hoidmist meie poliitika absoluutse esmase prioriteedina. Sest vastasel juhul
ei ole võimalik pelgalt materiaalse toetusega Ukrainat vee peal hoida. Nii palju siis kõndimisest. Näed, su närimine loomulikult puudutab sõjajärgset tulevikku. Sõjajärgset tulevikku, mis Ukraina puhul ei ole väga erinev sellest, mis seisis ees Lääne-Euroopal vahetult pärast teise maailmasõja lõppu. Täielik purustus, täielikud purustused, mitte ainult infrastruktuuri mõttes, vaid ka ühiskonna korralduse mõttes, mis muutsid Lääne-Euroopa demokraatiad erakordselt haavatavaks, kui poleks olnud seda ennistki viidatud Ameerika Ühendriikide juhtrolli, nii julgeoleku kui majandusliku ja ka poliitilise raamistiku pakkumise näol, mis need demokraatiad ellu jätsid, jalule aitasid ja mis hiljem tegelikult poliitikana töötas esmajoones ka Ameerika Ühendriikide huvides. Ameerika Ühendriikide hegemoonia tõukus ju paljuski sellest, et ta suutis alles jätta Euraasia maamassiivil need demokraatlikud Ameerikale sarnased liitlasgrupid Euroopas, Lääne-Euroopa riikide näol. Kui lubata korraks tagasi minna sellesse hüpoteetilisse olukorda, kus telefoni sisse lülitamise järel selgub, et Putin on viimase sõduri tõmmanud ka Krimmist välja, seisab Ukraina ees umbes samasugune väljakutse. Riik on purustatud, rindelt naasvad sajad tuhanded tulevad tagasi puruks lastud külmadesse korteritesse, nähes endid mitte pelgalt Ukraina, vaid terve Euroopa päästjatena. Nõudes järelikult Euroopaga sarnast elustandardit nii poliitilises kui ka majanduslikus mõttes, mitte 5 aasta pärast, vaid homme. Loomulikult ei jäta Venemaa järgi ka siis, kui ta kaotab. See tähelepanu pingutus, mis täna väljendab ennast agressiooni sõjalise tegevusena, jätkub siis erioperatsioonide, mõjutustegevuse, diplomaatilise keelitamise ja meelitamisena. Ja täpselt nii nagu Lääne-Euroopa pärast teist maailmasõda vajab Ukraina lühiajaliselt mingisugust rahvusvahelist raamistikku, mis aitaks tagada tema julgeolekut, majanduslikku arengut ja poliitilist stabiilsust. Pikemas perspektiivis saab Ukraina olema kümnendite suurim strateegiline panustaja Euroopa majandusse, poliitilisse ja julgeolekulisse stabiilsusesse. Nii et Ukraina toetamistki ei taha ma soovitana kellelgi näha vaid abiprotsessina. Probleem on selles, et seda raamistikku ei eksisteeri või õigemini ta eksisteerib Euroopa Liidu ja NATO liikmesusena, kuid ei ole võimalik üleöö Ukrainale laiendada. Tekib mingi periood, kus aktiivne sõjategevus on lõppenud, NATO Euroopa Liit veel laiendatud ei ole ja seda perioodi tuleb kuidagi sillaga kindlustada. Esimest korda pärast teist maailmasõda oleme olukorras, kus Euroopa julgeoleku, aga ka majandusliku ja poliitilise tuleviku keskmes olevat küsimust ei aita meil sõnastada Ameerika Ühendriikide juhtroll. Ma ei väljenda antud juhul mingil juhul kriitikat Ameerika Ühendriikide suunal, vaid vastupidi mõistmist selle osas, mida Ameerika Ühendriikide järjestikused presidendid on meile öelnud. Kui külma sõja iseloomulik joon oli see, et ameeriklased pakkusid välja strateegia, töötasid välja poliitikad, ehitasid üles institutsioonid ja panid välja ka võimed oma maksumaksja raha toel, millega seda poliitikat ellu viia, siis nüüd on järjestikused administratsioonid selgelt meile öelnud, et nad seda meie eest enam ära teha ei kavatse. Meil Euroopas pole aga ei kultuuri, strateegilist kultuuri selle tegemiseks, ei harjumust, ei institutsioone. Te näitate NATO peale, aga NATO on endiselt paljuski Ameerika Ühendriikide ümber tiirlev organisatsioon. Te näitate Euroopa Liidu peale, aga Euroopa Liidust on lahkunud britid ja Euroopa julgeolekut mõtestada ilma brittideta on erakordselt keeruline kui mitte võimatu. See teatav ebalevus, mis iseloomustab Euroopa julgeoleku garantiide väljatöötamist Ukrainale, on ilming sellest, kuidas Euroopa otsib võimalust tõeliselt strateegilises küsimuses esimest korda 80 aastat mingisugustki rolli mängida. Ja Eesti huvides on loomulikult olla selles protsessis osaline. Sest meie kui eurooplaste peamine võimelünk ei ole mitte puudulevad tankid või raketid, nendega saab veel hakkama. Meie peamine võimelünk ja järelikult pingutuse põhiline keskne ülesanne on saavutada see strateegiline enesekindlus ja sellest tulenev strateegiline kultuur, sõnastamaks meie enda maailmajao poliitikat. Ja viimaks seda siis seejärel ellu. Nüüd oled rääkinud juba liiga pikalt, võtame selle jutu kokku järgnevaga. Kui ma Välisministeeriumisse tööle tulin, siis öeldi mulle, et mõnede poolt, ka seal tarkade korrusel 7, millest Ilves enne rääkis,
et meil ei maksa väga kõva häälega seal Euroopa Liidus ja NATO-s rääkida, sest me ei tea asju, teised on seal ees ja on oht end veel lolliks teha. Ma tulin, me olime just liitumas. Tulin vahetult enne liitumist ja siis me liitusime. Ja toona võis see õpetussõna isegi mingi piirini mõistlik olla. Täna on see õpetussõna, kui ta peaks korduma, ohtlik, kahjulik ja rumal. Sest mitte keegi ei ole meist ees. Mitte keegi kuskil ei ole neid mõtteid mõelnud kauem kui meie. Mitte keegi ei ole meist rohkem eurooplane, kui on vaja vastata nendele eelpool nimetatud küsimustele. Sellest valehäbist tuleb kiiremas korras lahti öelda. Ja selle jaoks on vaja kahte asja, mida ma loodan, et meil on ja millele ma loodan, et Eesti välissuhete nõukoda ka panustab. Esiteks on vaja julgust. Julgust oma häält teha. Julgus on tagantjärele alati heroiseeritav. Vot Eesti vedas eest mingit arutelu. Vot tänu sellele, et me ütlesime, tulid teised järgi, aga loomulikult sellel hetkel, kui sa seda välja kõike ütled, oled sa paratamatult juhina üksi, teised pole veel järgi tulnud. Ja see on kõhedust tekitav. Tihti räägitakse julgusest tagantjärele targana ka heroiseerides mingit õigesti läinud poliitika ja algatust. Aga ma arvan, et me peaksime pingutama selle nimel, et tunnustada julgust ka neis kordades, kus tulemus pole õnnestunud. Me teame seda ütelust, et julgus ei tähenda hirmu puudumist, julgust ei ammuta sa mitte teadmisest, et ees seisab väljakutse on väike, väljakutse on tohutu, julgust ammutad sa teadmisest, mitte sellest, kes on su vastas, vaid sellest, kes on su kõrval ja taga. See teadmine, et me võime eksida. See teadmine, et meid ei sööda kolleegide poolt, ühiskonna poolt, avaliku arvamuse poolt ära ka siis, kui me eksime, on meie rahvusvahelise tegevuse ja seda tagava julguse üks esmaseid eelduseid. Teie, kes te olete välispoliitikas kaasa rääkijad, kaasa mõtlejad ja selle mõtte juhid paljuski. Olete kriitiliselt olulises positsioonis meile, kes me oleme praktilise poliitika teostajatena valitsuse poole peal, seda julgust andmas. Kiitke õnnestumise, kuid ärge nuhelge ka ebaõnnestumisi. Selle eeldusel, et ebaõnnestumised on kantud olnud headest kavatsustest, ega ole saanud süstemaatiliseks. Ja teiseks loomulikult ei piisa meil lihtsalt julgelt kaagutamisest, tarvis on ka tarkust, arusaamist sellest, mis toimub. Ja siin ma tahan lõpetada ühe teise presidendi, kes enne presidendiks saamist töötas välisministrina, tsitaadiga, sest heades kõnedest teadupärast peituvad ka tsitaadid. See, te andestate mulle, ei käi kogu Eesti ühiskonna kohta, vaid käsitleb omadusi, mis diplomaadil peavad olema. Ja tegemist on välisminister Lennart Meri vastusega Ülemnõukogus väliskomisjoni esimees Indrek Toome arupärimisele 8. oktoobril 1991. aastal. Käsitleb see küsimus tarkust ja konkreetsemalt küsib Indrek Toome tõenäoliselt mingitest muudest motiividest kantuna järgmiselt, millisest Eesti Vabariigi seadusandlikust aktist või välispoliitilise praktika printsiibist te lähtusite Eesti Vabariigi suursaadikute kandidaatide valikul ning nende kooskõlastamistel teiste riigi organitega. Ja välisminister Meri vastab. Saadiku, aga ka nõuniku, sekretäri atašee või sõjalise atašee kandidaatide valikul lähtub Eesti Vabariigi välisministeerium kandidaadi sobivusest tööks Eesti välisministeeriumis. Teiste sõnadega, me lähtume sellest, mida arupärimises nimetatakse praktika printsiipideks. Nõuded on järgmised. Kandidaadil peab olema kõrgem haridus, ta peab valdama inglise keele kõrval veel ühte võõrkeelt, mis oleks tema tulevase tegevussuna keel. Ta peab olema füüsiliselt terve ja vastama teatud psühhomotoorsetele eeldustele, mille täpsem eristamine siit kõnetoolist läheks pikaks. Olgu neist eeldustest kõige olulisemana nimetatud suhtlemisoskus, mälu ja tähelepanuvõime. Nende eelduste olemasolu kõrval võime oodata kandidaadilt analüüsivõimelt ja üldistusoskust. Need on olulised eeldused, kuna tagavad poliitilise maastiku haaramise ühel pilgul. Kui Ülemnõukogu lubab mul hetkeks kasutada võrdlust, siis kasutaksin võrdlust arstipraksise või kirjaniku loominguga. Mõlemal juhul hinnatakse oskust haarata detaile ja kujundada üldistav diagnoos. Lubaksin endale veelgi täpsemat võrdlust. Doktor X määras diagnoosi ajavahemikus, mis patsiendil kulus uksest sisenemisest kuni käepigistuse ja tervituseni. Selles, nagu näete, on sarnasusjooni luuletaja või helilooja üldistusvõimega. Enesest mõistetavalt on üldistusobjekt, nagu juba varem tähendasin, poliitiline maastik.
Teiste sõnadega, kandidaat peab tundma poliitilisi ja majanduspoliitilisi vahekordi ja siis vabalt orienteeruma. Kandidaat peab olema võimeline oma seisukohti ja hinnanguid täpselt ja ühemõtteliselt sõnastama. Olenemata ametinimetusest peab tal varjuna kaasas käima teadmine, et ta esindab oma kodumaad. Ta peab järelikult olema valmis oluliselt piirama oma isiklikku vabadust, talitsema impulsiivseid reageeringuid ja subjektiivseid hinnanguid, kaotamata seejuures isiksuse kaalu ja võlu. Ja lõpuks olulisim, mis kahtlemata on kõigile siin olevatele professionaalsetele poliitikutele teada. Välisministeeriumisse tööle võetavas kandidaadis tuleb koolitada taju, et maailma poliitiline protsess on ühte ja katkematu. Ta ei katke ega peatu lõunasöögi, uneaja ega puhkuse ajal. Ta toimib nagu igaviku kell ja kandidaat peab igal hetkel olema valmis endalt küsima ja ka vastama, kuidas mõjutab see konkreetne sündmus, avaldus, dokument minu kodumaa saatust ja mida pean mina ette võtma oma kodumaa huvide kaitseks. See tähendab 24 tunnist tööpäeva ja 365 päevast tööaastat. See oli 91. oktoober. See sitt, mis hiljem tuleviku väetiseks osutus, seisis kõik veel ees. Tulime toona sellest läbi. Ei näe põhjust, miks täna ei tuleks. Aitäh teile! No nii, ma usun, et Joonatan vastas väga paljudele küsimustele, aga ma siiski kasutan võimalust ja pöördun teie poole, et kui teil midagi jäi arusaamatuks. Kui teil jäi midagi arusaamatuks praegu Joonatani kõnest, siis on see võimalus küsida. Olge head, andke märku, palun. Ja tere, Kalev Kallemets, et küsimus Bill Browderilt, et ma hoiatasin ka ette, et enne kui kõigest sellest ilusast, et kuidas Ukrainat üles ehitada Euroopa Liitu on ju, enne tuleb sõda võita. Ja paistab, et seda tõbrast saab ikka nagu samamoodi nagu 80-ndatel, 90-ndatel läbi majanduse. Ja põhiline on nafta, et täna vist on 19. või 20. pakett on ju, ja peale 20. tuleb 21. ja nii edasi. Ja Müncheni seal julgeolekukonverentsil Browder nagu esitas väga konkreetse ettepaneku, et on 8 rafineerimistehast, mis venelaste siis seda naftat praegu ostab. 2 Türgis, 4 Indias, 2 Hiinas. Et ameeriklased vaatamata oma sellele stabiilsele geeniusele seal on siiski nagu mingeid sanktsioone nende indialaste vastu kehtestanud. Ja meie oleme nagu Euroopa Liidus suutnud mõndasid teisi. Et kas me, tähendab, et mis paketis on ju peale Ungari valimisi õnnestuks siis neid konkreetseid, mitte nagu riike, aga konkreetseid ettevõtteid sanktsioneerida, et tõbrast nafta veel odavam oleks. Aitäh! 19 on praegu 20. kallal töötatakse ja loomulikult ei ole neid siiamaani 19 mitte sellepärast, et meil oleks 19 korda tulnud mõtteid, mida sanktsioneerida. Vaid see on ilming või näide sellest, kuidas karidemokraatiaid ehitab konsensust. Ja kui meil ei oleks seda asjaolu, et taustal käib sõda, kus aeg on ressurss ja mitte ainult inimeste eludega mõõdetav, siis võiks ju sellega leppidagi. Aga jaa, tuleb tunnistada, et enamus seda frustratsiooni, mida mina tunnen, ja ma olen kindel, enamus mu kolleege tunnevad, kui me räägime sanktsioonidest, tulenebki sellest, et me ei suuda teha asju, mis on iseenesest mõistetavad. Ja me ei suuda neid teha sellepärast, et kuskil on kellelgi majanduslik huvi, mingisugune poliitiline kalkulatsioon või midagi muud, ja see ei ole ainult see üks liikmesriik antud juhul. Sanktsioonipakettide puhul teinekord täiesti üllatavatest kohtadest tuleb ja segab miski vahele. Nüüd see kõne mul siin praegu vastuseks sellele küsimusele ei püüa moraalitseda. Otse kui oleks tarvis kuidagi heita pragmaatilised, praktilised huvid teistel liikmesriikidel kõrvale ja mõista olukorra tõsidust, sellise moraalitsemisega me kedagi ära ei veena. Me peame aru saama, mis motiveerib teisi hoidma kinni mingitest positsioonidest
ja nõnda nagu me üritame suures plaanis mõjutada Venemaa kahjude kalkulatsiooni, peame me mõjutama ka nende liikmesriikide kahjude kalkulatsiooni. Mõnikord saame me midagi teha, et majanduslikku kulu mõnele liikmesriigile korvata. Mõnikord on mõni liikmesriik tõepoolest rohkem avatud mingisugusele kahjule. No me teame, Lõuna-Euroopa riigid, Vahemere ääres olevad riigid mõned neist on väga tugevalt oma majanduse ehitanud laevastikusektorile. Järelikult kõik, mida me teeme laevastiku vastu, mõjutab neid ebaproportsionaalselt palju. Seda võib olla võimalik ülejäänud liikmesriikide ühise jõupingutusega adresseerida. Mõnikord on võimalik adresseerida poliitilisi kõhkluseid. Näiteks tekitades mingisuguse reputatsioonilise kulu aeglasele edasiliikumisele või sanktsioonipaketi vastuseismisele. Reputatsioonilise kulu tekitamine on alati riskantne ettevõtmine, sest isegi kui sa midagi meedias lekitad, on alati teatav oht, et lekke allikas paljastub. Ja siis tekib küsimus, kas meil on seda julgust võtta ette mõne teise liikmesriigi poliitilise kalkulatsiooni mõjutamine, avalike argumente kasutades, või jääb peale see hoiak, mis on ju väikeriigile nii ise omane, et ärme me topi oma nina suurte vaidlustesse, võib veel ise kogemata pihta saada. Nii et ma ei oska su küsimusele loomulikult vastata, aga ma olen täiesti kindel, et kui see 20. pakett peaks tulema, siis ta meid ei rahulda. Ma võin anda selle garantii. Ta ei rahulda meid ka kitsalt võttes energiasektori sanktsioneerimise mõttes. Ma loodan, et me teeme sammu edasi. Meil on laual päris tõsised ettepanekud, mida ka astuda samme edasi, aga ta kindlalt meid ei rahulda. Nii et kohe, kui see 20. tuleb, hakkame töötama 21. ja siis hakkame 22. töötama. Kui te küsite mult mõõdupuud, mille järgi hinnata sanktsioonide edukust, siis selleks on ainult küsimus sõja lõpetamisest. Senikaua, kuni venelased jätkavad, pole järelikult olnud piisav, tuleb anda juurde.